Ma tahan kõigepealt tänada Hinno Puhmi, Pille Tabat ja Ülle Krinkmanni sihukese meeldiva kutse eest sellele konverentsile. Ma tahan tänada ka kõiki neid, kes on tulnud. Pille Tapa pidas suurepärase sissejuhatava loengu ja mul on ka väga meeldib tõdeda, et me oleme mitme aasta jooksul teinud professor Tapaga väga edukat koostööd. Esimesed artiklid on ilmunud. Hinno oma sissejuhatavas kõnes esitas sihukese, võiks öelda, provotseeriva küsimuse, et näete, meil on AIDSi jaoks, meil on ravi, aga Parkinsoni tõve jaoks meil ei ole ravi. Vastab tõele. Aga vaatame natukene nagu tõsiasju. AIDSi viiruses on 10 000 nukleotiidi ja 9 geeni. Esimest korda seda haigust diagnoositi 80 aastate alguses. 10 aastat läks ennem, kui tuli esimene ravi. Ja efektiivne ravimi, 3 ravimi kombinatsioon, nõudis aega 15 aastat. No lähme siis koronaviiruse juurde, mis on juba 3 korda suurem, 16 geeni, 30 000 nukleotiidi. Oleme sellega maadelnud 2 aastat. Ja mingit ravimit ei ole. Ühtegi ravimit, mis pidurdaks efektiivselt selle viiruse paljunemist, meil ei ole. No kui me nüüd liigume inimese juurde, siis me liigume 9 ja 16 geenilt 20 000 geeni peale ja 3 miljardi nukleotiidi peale. Et tegemist on ikka äärmiselt keerulise süsteemiga ja see suures osas seda tagasihoidlikku progressi seletabki. Kui Pille oma ettekandes näitas teile väga elegantselt, et Parkinsoni tõbi on haigus, mis küll algab närvisüsteemis, aga siis levib muudesse organitesse. Kurja juureks on siiski need dopamiini tootvad mustolluses paiknevad närvirakud. Ja mina proovin täna omas ettekannest piiluda natuke nendesse rakkudesse. Ja see töö, mida mina ja mu rühm on aastaid teinud, oleme üritanud aru saada, miks need dopamiini tootvad mustolluse närvirakud surevad. Õigupoolest algul känguvad ja siis surevad. Ja teine asi, mis meid on väga huvitanud, on see, et kas me võime leida mingisuguseidki vahendeid, mis selle närvirakkude kängumise ja surma kas siis aeglustaks või tegelikult pidurdaks. Ja et te paremini mõistaksite üldse närvirakke, ma paari sõnaga räägin närvirakkudest üldse. Siin on mu ettekande põhiline sisu. Ma algul räägin siis ajust ja närvirakkudest, siis küsin, kas me võime peatada või pidurdada dopamiini neuronite surma ja siis lähen juba närvi kasvufaktorite juurde ja siis räägin meie omast tööst ühe meie poolt avastatud närvikasvufaktoriga, mille nimi on CDNF. Neuronid ehk närvirakud on niisugused rakud, mis me saame sündides ja 99,9% nendest närvirakkudest püsivad meis kogu meie elu jooksul. Väga-väga väike osa närvirakkudest uueneb. Ja need mustolluses paiknevad närvirakud, need vist ei uuene peaaegu üldse. Need on siis sellised neuronid, kellega me peame saama hakkama kogu elu ja nende põhiline funktsioon on siis võtta vastu, säilitada ja edasi anda infot sünapsi kaudu. Võt siin sellel paremal pildil te näete sünapsit, keskel te näete ühte närvirakku, mis siis teeb sünapseid teiste rakkudega ja nende sünapsite kaudu saadab siis üle tavaliselt keemilise signaali, mis muutub siis elektriliseks signaaliks. Ja nüüd me tuleme selle aju keerukuse juurde. Inimese mustolluses paiknevad dopamiini neuronid, mõned võivad neist teha 500 000 sünaptilist kontakti. Kujutage ette, see on nii palju, kui on inimesi Tallinna linnas. Keskmiselt närvirakud teevad 1000 kontakti.
üks närvirakk peab siis rääkima samaaegselt või enam-vähem samaaegselt 1000 muu või dopamiineuronite puhul 500 000 muu närvirakuga. Ja inimese ajus on siis vähemalt 10 astmel 14 neuronaalset kontakti. No et mõista, kui keeruline see on, linnuteel on 500 korda vähem tähti. Et noh, linnutee on käkitegu võrreldes meie ajuga. Meie aju on ikkagi palju-palju keerulisem. Ja siis kuupmillimeetris on kilomeetrite kaupa aksoneid ja dendriite, mis on ka tehnika seisukohalt täielik ime. Ma tahan võib-olla rõhutada paari asja. Tänapäeval väga palju räägitakse tehisintelligentsist ja enamasti insenerid, kes räägivad tehisintelligentsist, ei tunne aju ja sellepärast räägivad tihtipeale niisugust tühipaljast loba. Aju toimib sel printsiibid, et närvirakud teevad omavahel närvivõrgustikke. Ja selle võrgustiku vahelised kontaktid muutuvad, seda arvut ei suuda teha, kontaktid on seal kokku joodetud ja kontaktide nii struktuur kui ka arv muutub. Samuti ei toimu arvutis. Ühesõnaga, need 10 astmel 14 kontakti võivad muutuda ja sellel sünaptiliste kontaktide ja signaali ülekande moduleerimisel, muutusel ja uute sünapsite tekkel põhineb tegelikult meie mälu ja võime õppida. Ja siin te näete skeemi, hästi lihtsustatud skeemi, kus 4 närvirakku teevad omavahel siis kontakti ja see info töötlemine, mälu, õppimine toimuvad nendes närviraku võrkudes. Ja nagu ma ütlesin, Parkinsoni tõves känguvate ja surevate mustolluse dopamiinineuronite närvivõrgud on eriti keerulised. Kas me võime pidurdada või aeglustada dopamiinineuronite surma? No võin öelda seda, et tegelikult meil on nüüd eka esimesed kliinilised katsetused, mis viitavad sellele, et see on põhimõtteliselt võimalik. Professor Tapa juba teile rääkis väga põhjalikult Parkinsoni haigusest. Ma näitan teile vaid seda pilti, et näidata, et siin on need rakukehad ja siis iga üksik dopamiinineuron saadab niisugusesse juttkehasse aksoneid, siin ta moodustab siis sünapseid ja mõned üksikud neuronid teevad 500 000 sünapsit ja siin nad vabastavad dopamiini. Ja tegelikult selle haiguse puhul hakkab see kängumine just sealt sünapsist. Kõigepealt kaovad ära sünapsid, siis hakkavad aksonid degenereeruma ja lõpuks alles surevad rakud. Ja see vahe võib olla patsiendil isegi nii suur, et siis kui haigus esimest korda diagnoositakse, võib olla niiviis, et aksonitest on degenereerunud 50-60%, aga dopamiinineuronid on veel järel 60-70%. Vahe võib olla väga suur. Ja ma rõhutan, et lisaks nendele motoorsetele sümptomitele, millest professor Tapa pikalt rääkis, ta käsitles ka mittemotoorseid sümptoomi ja osa nendest ilmselt näiteks meie lõhnatundlikkuse langus või meie soole probleemid on vähemalt osaliselt tingitud selles, et nendes organites paiknevad dopamiinineuronid känguvad ja surevad. Võib-olla nii palju veel, et ma olin paar aastat tagasi olin Hiinas, Hiina füsioloogia kongressil ja ma kuulasin seal hiinlaste ettekannet, kust ma sain aru, et tegelikult on hiinlastel päris mõistlik Parkinsoni diagnostika ja ravi olnud juba 500 aastat enne meie aja arvamist ja väga hästi on dokumenteeritud, et 300 aastat enne meie aja arvamist on Indias olnud kasutusel taimsed ravimid, milles on väga palju levodopat, meie tänapäevast parimat või ühte parimat ravimit. Et see pilt, mis meil avaneb siis selles, kui hästi lihtsustatult on siukene, kõigepealt siis kuskil 50, 60, võib-olla 70% dopamiinineuronitest on veel elus, nad suudavad sünteesida ja vabastada dopamiini siin juttkehas, aga mõne aja pärast need neuronid hakkavad känguma ja surema.
Ja 5 aastat peale diagnoosi praktiliselt need aksonid on kõik kadunud ja närvirakk on järgi 20–30%. Diagnoosi hetkel 10–15% dopamiinineuronid on kaotanud sünapsi, aga nad on veel neuronite moodi. Juba 10% on tegelikult kaotanud võime dopamiini toota. Need 3 dopamiinineuronite klassi on need, mida me püüame päästa ja muuta. Kaitsta neid, mis veel on elus ja siis võib-olla regenereerida ehk taastada neid, millel on kas akson läinud või on isegi kogu akson läinud. Need, mis on surnud, nendega väga palju enam midagi teha ei ole. Ja nagu professor Taba õieti ütles, on olemas hetkel suurepärased ravimid, mis tegelikult patsiente palju aitavad, aga tõepoolest sellist ravimit, mis seda protsessi, mida ma siin kirjeldaksin, närvirakkude kängumist ja surma pidurdaks, sihukest ei ole. No miks siis need dopamiinineuronid surevad? Need surevad vananedes, vigastustes ja Parkinsoni tõve puhul. No üheks selleks põhjuseks on see, et see dopamiinineuronidel on meeletu kontaktide võrgustik. Nagu ma ütlesin, nad võivad teha mõned üksikud juba 500 000 kontakti. Nad produtseerivad väga suurtes kogustes dopamiini, mis on siis, kui ta oksideeritakse, väga ohtlik, nagu ajupüssirohi. Ja professor Taba mainis ka, et kõikides dopamiinineuronetes leitakse niisuguseid luuikehaketes, kus on alfa-sünukleini ja terve rida muid valke ja need valgud on agregeerunud ja on võib-olla päris palju juba praegu andmeid selle kohta, et alfa-sünuklein võib olla niisugune valk, mis levib ühest rakust teise ja on võimalik, et selle põhjuseks, et haigus kandub teistesse organitesse. No 50% puhul me tegelikult teame, miks inimesed haigestuvad Parkinsoni tõbes. On geenides mutatsioon. Üks nendest geenidest on siis alfa-sünuklein, aga tuntakse muid geene. Mehhanisme tuntakse vähe. Ja tegelikult kokkuvõttes võib öelda, et me teame tegelikult väga vähe, miks ja kuidas Parkinsoni dopamiinineuronid surevad. Siin on siis paremal pilt sellest, siin on siis postmortem ajulõiked Parkinsoni haigetelt. A on terve, B on siis aasta peale diagnoosi, C on 3 aastat peale diagnoosi, D on 4 aastat peale diagnoosi, E on 5 aastat peale diagnoosi ja 11 on, F on 11 aastat. No ei pea olema neuropatoloog, et mõista see pruun või tume värv näitab neid sinna juttkehasse kasvavaid aksoneid, et tegelikult 4–5 aasta pärast peale diagnoosi on praktiliselt juttkeha nendest aksonitest puhas ja 11. aastal on tegelikult plats kaunis puhas üleüldse. Mis on väga hämmastav, et meie aju on nii plastiline, et ka niivõrd suure neuronite kahjustuse puhul me siiski funktsioneerime. Ja siis vasakul ma näitan siis seda alfa-sünukleini. Saksa teadlane Heiko Braak on postuleerinud, et võimalik, et see nakkus algab soolest ja siis selle uitnärvi kaudu liigub ajutüve, sealt ajutüvest edasi keskaiu ja siit lõpuks juba eri ajukoore piirkondadesse ja aju muudesse piirkondadesse. No, katseloomadel see on enam-vähem kenasti tõestatud, et kas see ka inimesel täpselt nii on, ei ole päris selge. Ma näitan veel seda, siin on paremal on pilt siis üksikust dopamiinineuronist. Jaapani teadlased tõepoolest lugesid hiirel üle, kui mitu aksoni hargnemist hiirel on ja jõudsid numbrini 100 000. No, mida see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult siin on siis vasakule vaadatud, on rakukeha, siin need väiksed niisugused jubinad, neid kutsutakse dendriitideks, siia moodustatakse siis sünapseid ja siin on siis akson ja siin on siis see aksoni lõpp, mis moodustab teise rakuga ise sünapsi. Ja kõik raku RNA sünteesitakse tuumas
ja need kõik peab transportima nendesse sünapsi lähedastesse kohtadesse, mis tähendab seda, et see tohutu aksonite võrgustik ja palju kontakte eeldab massiivset energiat, mRNA ja organellide transport. Ja see on üks põhjus, miks need neuronid on nii õrnad ja nii kergesti hakkavad känguma. No, millised on siis võimalikud ravistrateegiad? No, väga palju on pandud lootusi tüvirakkudele, et teeme katseklaasis valmis dopamiineuronid, seda suudame teha ja siis kanname need operatsioonis patsientidele. No, seda on ühel juhul Austraalias tehtud, tulemused on veidikene vastukäivad, aga ei tasu kaotada lootust. Praegu on üks Inglise rühm, üks Rootsi rühm, üks Jaapani rühm ja üks Ameerika rühm väga tõsiselt alustamas 4 sõltumatut tüvirakkude katsetust. Siin on palju probleeme, aga täna mul ei ole sellega aega rääkida. Praegu on viimasel ajal loomadel näidatud, et on võimalik ajus endas muuta gliarakke nii-öelda ümberprogrammeerimisega närvirakkudeks ja see võiks olla päris põnev. No siis võiksime stimuleerida meie ajus juba olevate kasvufaktorite süntees ja üks selline ravim, rasagiliin, on juba kliinikus kasutatud. Doktor Joudim, kes selle on välja arendanud, väidab, et see tõstab 2 kasvufaktori taset, aga muud teadlased ei ole seda päris hästi tõestanud. No, kindlasti on üks väga oluline ja sellest ma täna ka räägin pikemalt strateegia see, et me viime aiu närvikasvufaktorid. Loomkatsetest me teame, et närvikasvufaktorid võivad kaitsta ja osaliselt ka taastada neid dopamiineuroneid ja me võime siis neid faktoreid anda valkudena, geeniteraapiana või rakuteraapiana. Ja loomulikult me võime geenitehnoloogiaga valmistada ka uute omadustega närvikasvufaktorid. Professor Taba rääkis teile, et näete, et on olemas suhkrutõve jaoks suurepärane marker, veresuhkru tase. Nii, ja kui me mõtleme selle peale, et kasutatakse juba üle 30 aasta geenitehnoloogiaga valmistatud insuliin, siis see insuliin, mida patsientidele antakse, on muudetud palju paremaks kui natiivne insuliin. Ta on stabiilsem ja nii edasi. No siis mõned rühmad on üritanud stimuleerida ajus tüvirakke, et tekiks dopamiineuronid. Need ei olnud väga edukad ja siis on viimasel ajal ilmunud töid, kus üritatakse sünteesida siis keemilisi ühendeid, mis matkiksid närvikasvufaktorite toimet ja loomulikult võiks otsida uusi ja tõhusamaid faktoreid. Närvikasvufaktorid on siis sellised valgud, mis hoiavad neuroneid elus ja kaitsevad neid vigastuste ja mürkide eest. Nad stimuleerivad nende neuronite, neuriitide ja aksonite kasvu ja regeneratsiooni ja lõpuks nad ka stimuleerivad sünapsite teket, mälu ja mõtlemist. Ja esimene kasvufaktor üldse oli faktor, mille nimeks pandi närvikasvufaktor NGF ja siit vasakult te näete, need on klassikalised Itaalia teadlase Rita Levi-Montalcini katsed, kus ta pani tibu tunde neuronitele katseklaasis seda faktorit peale ja ilma faktorita aksoneid ei tulnud ja siin te näete, et suurepäraselt aksonid regenereeruvad. Selle närvikasvufaktori avastamises siis Rita ja tema biokeemikust doktorant said 86. aastal Nobeli preemia. Ma näitan siin ka Victor Hamburgeri pilti, sellepärast, et Victor Hamburger oli see mees, kes tegelikult 30. aastatel ennustas niisuguste faktorite olemas. Ja märkate, et kõik need närvikasvufaktori uurijad elasid kas üle 100 või peaaegu 100 aastaseks. Ma räägin alati seda üliõpilastele, kui ma üritan neid oma laborisse meelitada, et näete, millised on järeldused. No, tuntakse 2 närvikasvufaktorit, mis siis mõjuvad dopamiineuroneid kaitsvalt ja nende nimed on GDNF
ja neurturiin. Minu rühm on nendega palju tegelenud, aga ma sellele ei peatu, ma näitan, kuidas nad töötavad. Siit te näete siis, kuidas siuke faktor töötab. See faktor on siin, see sinine. Ja kui ma näitan siin selle noolega, siis siin on rakumembraan. Siin on abiretseptor ja siin on läbi rakumembraani minev retseptor. See on põhiline. Läbi selle retseptori saadetakse rakku keemiline signaal, mis ütleb neuronitel ära sure, jää elama, taasta aksonid. Siis kasvufaktor seondub, kutsub esile nende retseptorite aktivatsiooni ja selle tulemusele raku sees aktiveeritakse biokeemilised rajad, mis siis peavad neuroid elus ja regenereerivad neid. Kuna selle retseptori aktiveerimine muudab ka transkriptsioonifaktorite sünteesi, siis osa nendest mõjudest on väga pikaajalised. Andes korra närvikasvufaktorit võib toime olla 3, 4, 5 ja isegi 6 kuud. Ja katseloomades on siis näidatud, et kui GDNF-i anda aju, kas siis valguna või geeniteraapiaga, siis need 2 faktorit kaitsevad ja taastavad dopamiineuronid Parkinsoni tõve mudelites. Selle probleemiks on see, et on vaja läbi viia ajuoperatsioon, mis mõistagi on ohtlik ja mis vähendab entusiasmi sellise teraapia arendamisel. No selleks, et mingi ravim jõuaks apteeki on vaja läbida esiteks nii-öelda prekliinilised katsed ja siis nõndanimetatud kliinilised katsed, mis jämedalt jaotatakse 3 faasi. Faas 1 on see, kus siis vaadatakse ravimi turvalisust, vahest korraldatakse faas 1, faas 2 elementidega, et näha, kas ravimi kandidaadil on mingit ravimõju. Faas 2 on siis selline, kus siis uuritakse ravimi tõhusust võrreldes kontrolliga. Ja see tavaliselt peab toimuma mitmes haiglas samaaegselt ja faas 3 on siis, kus otsitakse õiget ravimi doosi ja tehakse juba katsetusi väga-väga paljudel haigetel. GDNF ja neurturiin on olnud faas 2. See on see siis, kus siis võrreldakse võrreldes kontrolliga selle kasvufaktori ravitoimet. Ja minemata detailidesse võib öelda, et GDNF valku on katsetatud 3 korda ja 2 esimeses katses, mis tehti Ameerikas. Katsed olid nii viletsalt planeeritud, et tegelikult GDNF-i ravitoimet ei võiki uurida. Ühel juhul anti seda ajuvatsakesse ja on täitsa selge, et sealt ta ei diffundeerunud ja isegi ei kohtunud dopamiinineuronid. 3. katse, mis viidi läbi Inglismaal, seda ma nüüd lühidalt näitan, on tegelikult minu meelest väga palju luba. Ka neurturiini geeniteraapia, mida katsetati 2 korda ja leiti ravimtoime, aga leiti, et see ravimtoime oli väga tagasihoidlik. Siin on siis näha selle Inglismaal tehtud professor Stephen Gilli ja firma MedGenesisi poolt tehtud katsed, kus siis antakse inimesele korra kuus haiglasse aiu paigaldatud 4 kateetri kaudu ja kõrva taha viidud niisuguse pordi kaudu 2 tunni jooksul kasvufaktorit. Ja seda antakse sinna juttkehasse. Siin te siis näete pilti, siin on siis enne, siin on ajulõige, näete, et aksoneid on väga vähe. Inervatsioon on praktiliselt kadumas. Siin te näete positromiini emissiooni tomograafiaga, milline on pilt. Dopamiinineuronid on väheks jäänud ja kui me vaatame patsienti, siis tal on väga-väga raske liikuda. Kui me vaatame siis nagu peale GDNF-i, näete, et siin on päris korralikult taastunud inervatsioon. Näete ka positrooni emissiooni tomograafias dopamiinineuronite aktiivsus on kõvasti tõusnud
ja kui me vaatame siis haiget pärast, näete, et ta liigub päris mõistlikult. Efekt on täitsa selge. Selle viimase katse puhul siis näidati, et umbes 40% haigetel oli väga selge motoorika paranemine. Miks 57% ei olnud, on ebaselge. Ja oli täitsa selge, et kõikidel patsiendil, kes GDNF-i said, nende dopamiinineuronite talitlus oli paranenud ja mingeid kõrvalnähte, nii kui varemates katsetes, ei tõestatud, sellepärast et GDNF-i anti õigesse kohta ja õigest doosis. No mida me siis oleme õppinud nendest loomkatsetest ja kliinilistest katsetest, oleme leidnud, et GDNF suudab aeglustada neurodegeneratsiooni Parkinsoni haigetel. See on vist esimene kord krooniliste neurodegeneratiivsete haiguste ravis. No tulemused on lubavad, aga mitte siiski veel kuigi head. Mida me võime teha tulevikus paremini? No, ravi võiks alustada kohe peale diagnoosi, sest siis on neid neuroneid palju veel järel. Aga eetilistel kaalutlustel, kuna ajukirurgia on väga invasiivne, on lubatud ravida alles nagu hilisemas staadiumi patsiente. Kindlasti me võime geenitehnoloogia abil muuta neid faktoreid paremaks, aga võime ka otsida keemilisi ühendeid, mis töötaks samamoodi kui näiteks GDNF või otsida uusi paremate omadustega. Ja nüüd ma räägin meie poolt leitud CDNF-ist, mis on uus ja praktiliselt igal sammul üllatav faktor. Leidsime selle peaaegu 15 aastat tagasi koos minu tookordse doktorandi Päivi Lindholmiga ja leidsime, et see on selline faktor, mis koosneb nagu kahest, me kutsume neid domeeniks või alastruktuuris, niisugune N-terminaalne ja C-terminaalne ja mille poolest see faktor on väga-väga põnev, on see, et ta ei paikne mitte rakumembraanil, vaid toimib läbi retseptori, mis paikneb raku sees olevatel membraanidel. Põhiliselt see faktor töötab raku sees. Ja tema toimemehhanism on väga erinev GDNF-ist. Kui GDNF põhiliselt kaitseb rakke surma eest ja aitab neid taastuda, siis see meie faktor sellele lisaks hoiab ära valkude agregeerumist, alfa-sünnukleini agregeerumist, vähendab rakkude stressi ja vähendab ka põletikku, mis on tegelikult võib-olla väga oluline. Üha enam ja enam me mõistame, et immunoloogilistel protsessidel on tegelikult selle Parkinsoni haiguse puhul väga suur roll. No me siis läksime seda faktorit testima, kasutades väga erinevaid loomamudeleid. Mul on 3 lapselast 9-aastane ja 2 kaksikund 4,5 aastat. Kui ma üritasin oma 9-aastasele lapselapsele seletada, mida ma teen, siis lapselaps jäi mõttesse ja siis ta ütles lõpuks, et meie vanaisa ongi hiiretohter. Ja põhimõtteliselt on tal õigus. Erinevalt professor Pille Tabast, mina olen põhilise osa tööst teinud kas rakkudel või siis hiirtel ja rottidel. Ja hiirtel ja rottidel võib modelleerida Parkinsoni tõbe või ka ahvidel päris kenasti. Ükski mudel ei ole optimaalne, aga mitut kasutades saame enam-vähem tulemuse kätte. Kasutame siis toksiine või siis kasutame ka geneetilisi mudeleid. Nüüd on tulnud meie kasutusse ka esimesed geneetilised mudelid ja siis me võime kasutada ka nii, et süstime aju otseda alfa-sünnukleini. Ja me oleme kasutanud väga palju kuusidroksdopamiini, me süstime seda siis aju ja tekitame ajukahjustuse ja üritame siis matkida seda hiirel või rotil, et see oleks umbes sama, et siis kui me ravi alustame, umbes pooled dopamiini neuronitest on kahjustatud. Ja minu endised postdocid Merja Vaudilainen ja Mikko Airava, kes praegu on mõlemad professorid, farmaatsiateaduskonnad, on testinud siis CDNF-i erinevatel loomamudelitel ja näidanud, et nad tõepoolest väga efektiivselt kaitsevad dopamiini neuronid
ja parandavad ka loomades motoorikat. Innustatuna sellest me siis tegime koostöös ameeriklastega, eelkõige koos professor Judy Cameroniga Pittsburghis ja Don Cashiga katsed reesusmakaakidel. Need on väga olulised. Ma rõhutan seda, et selleks, et minna kliinikusse, tuleb lisaks närilistele teha katsed ka suurematel loomadel. Need võivad siis olla ka sead või siis ahvid ja me otsustasime kasutada makaake. Ja me siis tegime ka siin ühepoolse vigastuse, süstime seda mürki ja siis 6 nädala pärast veendudes, et nendel loomadel on tekkinud Parkinsoni sümptoomid, me hakkasime neile andma seda meie kasvufaktorit ja võrdlesime seda GDNF-iga. Ja me jälgisime siis nii kasutades positroni emissioonitomograafiat kui ka elektrontomograafiat ja magnetresonants kuvandamist neid ahve. Ja me kõigepealt leidsime, et meie faktor toimib, kui vaadata üldist motoorikat, kiiremini ja paremini kui GDNF. Ja veel rohkem me olime üllatunud, kui me leidsime, et meie faktor ja GDNF üldsegi mitte parandab ka peenmotoorikat. Siin me vaatasime, kui palju ahv, kellel on süstitud parempoolses ajukerra, palju ta kasutab vasakut kätt, et võtta toitu. Ja kui me süstisime platseebot, ta ei kasutanud üldse või kui süstisime GDNF-i, ka ei kasutanud üldse, aga CDNF-i süstimisel igal teisel korral hakkas ta kasutama vasakut kätt. Need katsed näitavad, et meie faktor erinevalt GDNF-ist parandab üldmotoorikat, aga ka peenmotoorikat, mis on päris oluline. Ja professor Taba teile rääkis, et Parkinsoni tõvega kaasnevad mittemotoorsed sümptoomid ja me uurisime, et kas ahvidel, kui me süstime talle MPTP, tekivad mingisugused. Ja tõepoolest me nägime, et tekib kahanenud motivatsioon, tekib depressioon, tekivad unehäired ja tekib ka kognitiivseid probleeme. Ja siis me hakkasime uurima, et kas meie faktor mõjutab neid. See töö ei ole päris lõppenud. Me võime öelda, et me näeme, et me võime parandada motivatsiooni ja vähendada depressiooni. Une puhul me nägime niisugust mingit väikest efekti, aga see ei olnud statistiliselt usaldusväärne ja kognitiivsete funktsioonide nõrgenemise analüüs on veel endiselt käimas. No siin on, ma näitan katse tulemused, siin me siis vaatasime motivatsiooni ja tõepoolest motivatsioon paranes päris kenasti. Ja me arvame, et selle põhjuseks on see, et kui me süstime seda oma faktorit sinna juttkehasse, siis meie faktor levib palju paremini kui GDNF ja ta levib kõrval oleva tuuma juurde, niisugusesse nucleus accumbensisse, kuhu siis kõrval olevad dopamiini neuronid, mis vastutavad siis motivatsiooni, depressiooni eest rohkem kui nigraalsed neuronid paiknevad. No innustatuna siis nendest katsetest me siis otsustasime alustada kliiniliste katsetega. Ja kliinilisi katsetusi on väga raske läbi viia ülikoolis. Selleks me siis moodustasime biotehnoloogilise firma, mille nimi on Herantis Pharma ja siis see firma viis siis aastatel 2017-2020 läbi CDNF-i faas 1, faas 2 katsetused Parkinsoni tõve haigetel. Me olime siis näidanud, et CDNF kaitseb neuroneid, taastab aksoneid ja mis võib-olla kõige põnev vähendab depressiooni ja tõstab motivatsiooni. Tal on mingi efekt ka mittemotoorsetele sümptoomidele. Selle firma ma tegin koos kahe kolleegiga, professor Heiki Raualaga ja professor Eero Kastreeniga. Neil kummalgi olid omad projektid. Me alustasime seda firmat 3 projektiga. Ja firmas siis nende kliiniliste katsete eest on vastutanud siis doktor Henry Huttonen ja doktor Sigrid Puums. Mina olen olnud lihtsalt üks nõuandja ja mitte otseselt osalenud nendes kliinilistes katsetes. Me viisime läbi Helsingis, Stockholmis ja Lundis.
sest seal oli varem kogemust ja meie esimene eesmärk oli uurida, kas meie ravim on turvaline. Ja teiseks me võtsime siis niiviisi, et esimese poole aasta jooksul 6 patsienti said platseebot. Neile ei antud CDNF-i, vaid anti sisuliselt puhvrit. Ja siis nende 6 patsiendi osas me järgisime, et kas me näeme ka mingit raviefekti. No siin on siis see süsteem, mida me kasutasime. See on firma Renishaw süsteem, kus siis viiakse sinna juttkehasse 4 kateetrit ja kõrva taha tuuakse välja port, mille kaudu võib siis laual oleva pumba kaudu 4 eri kohta juttkehas siis pumbata ravimit. Me andsime seda ravimit korra kuus ja meil oli siis niiviisi, et me alustasime madala doosiga, siis läksime keskmise doosile ja osale patsientidest andsime väga kõrget doosi. Me teadsime algusest peale, et see väga kõrge doos on liiga kõrge, aga näha, et ka väga kõrge doos on ohutu, oli väga oluline. Ja mis me siis näeme? Me näeme, et tõepoolest see ravim on ohutu. Ja me näeme positroli emissiooni tomograafiaga mõneldel patsientidel, aga mitte kõikidel patsientidel. Patsiendil A me olulist efekti ei näe, aga patsiendil B te näete, et tõepoolest dopamiinineuronite funktsioon või siis nende arv on kasvanud. Tahan rõhutada, et meie katses on olnud haiged, kellel on Parkinsoni tõbi olnud enam kui 10 aastat. Mis tähendab seda, et me näeme seda positroni emissiooni tomograafiaga, et tõepoolest nendel patsientidel on enam-vähem juttkeha aksonitest puhas ja nendel on ehk järel 20-30% dopamiinineuronid või isegi vähem. No meie tulemused on siis, et CDNF on ohutu, manustamine selle aparaadiga toimis ilma viperusteta ja vaatamata tulemuste varieerumistele me näeme, et osadel patsientidel ka motoorika paranes ja osadel positroni emissiooni tomograafiaga me näeme, et paranes dopamiinineuronite funktsioon. No mis siis edasi? Me oleme pidanud tuliseid vaidluseid selle ümber ja tulnud lõpuks sellele tulemusele, et otse aiu selle faktori andmine ei ole kõige optimaalsem. Ka nendest 17 patsiendil, ühel patsiendil oli seoses operatsiooniga infektsioon, mis oli mingil hetkel väga tõsine. Ja osalt selle tõttu, et me laboris leidsime, et CDNF-i lagunemisel ühest kohast tekib väike fragment, mis on peaaegu 3 korda väiksem kogu CDNF, et see on bioloogiliselt aktiivne, kaitseb dopamiinineuronid ja siis me tegime väga üllatava avastuse, me leidsime, et algul, et see fragment suudab tungida dopamiinineuronitesse sisse ja siis me koos kolleeg Merja Voodilaisega näitasime, et kui me süstime seda faktorit, fragmenti naha alla hiirtele või rottidele, siis ta suudab läbida hematoentsefaalbarjääri ja jõuab dopamiinineuronitesse. Ja siis me katsetasime algul seda lihtsalt süstides seda faktorit aiu rottidele ja näitasime, et ta töötab aiusüstides vähemalt sama hästi kui täispikk. Ja siis loomulikult me otsustasime süstida teda naha alla. Seda tegi Merja Voodilaise doktorant Tuuliki Viljakainen. Ja siis me ka nägime, et me näeme tegelikult, et see fragment päris oluliselt parandab motoorikat. Aga kui me vaatasime dopamiinineuronit, siis me ei näinud, et oleks ta neid kaitsnud. Milles on probleem? Me mõõtsime siis selle fragmendi lagunemise kiirust, kui me süstime teda naha alla ja nägime, et ta lagundatakse väga kiiresti. No mis on siis sellise süsteemselt või naha alla manustatud fragmendi eelised? Pole vaja kirurgilist operatsiooni.
kuna see naha alla süstimine ei ole väga invasiivne ja ohtlik, siis seda võib alustada õige pea peale diagnoosi. Ta levib kindlasti ajus paremini ja kuna ta levib ka mujale ajuosadesse ja perifeeriasse, siis tegelikult ta võib mõjutada ka mittemotoorseid sümptoome. Muuseas, Maria Lindahl, minu vanemteadur minu laboris on teinud siuksed hiired, kus on hiirtes ära võetud see CDNF-i geen ja me näitame, et nendel hiirtel tekib nagu Parkinsoni haigetel kõhukinnisus. Ja makaakidel mäletate, me näitasin, et ta vähendab depressiooni ja tõstis motivatsiooni. Et me võime mõjutada, ma loodan, mittemotoorseid sümptoome. No kas on ka probleeme? No, kindlasti on probleeme. No kõigepealt hiireaju on 2 grammi, rotiaju 3 grammi, inimese aju 1,4 kilo. Me räägime siin peaaegu 1000-kordsest vahest. Kas see meie CDNF jõuab ka inimese aju, on suur probleem. Katsed makaakidega ilmselt annavad selle vastus. Kas me näeme ka mingeid kõrvalnähtusi? CDNF, kui me süstime teda naha alla, puutub kokku ka perifeersete lümfotsüütidega, võib tekkida antikehasid. Ja muidugi väga suureks probleemiks on see CDNF-i stabiilsus. No, mis me siis teeme? Me kõigepealt võime öelda, et meil on selline CDNF-i variant, mis põhimõtteliselt naha alla süstides rändab aju, jõuab dopamiinireuronitele ja suudab motoorikat parandada, aga närilistel. Ja mida me praegu teeme, me otsime väiksemaid, stabiilsemaid ja aktiivsemaid fragmente. Katsetame. Teie loengut täna tõlgib Marie Curie stipendiaat minu laboris, postdoc stipendiaat Olesja Bondarenko. Temaga koos me katsetame nanotehnoloogilisi uusi meetodeid, et parandada selle CDNF-i stabiilsust ja sisenemist aju. Ja loomulikult siis me tahame selgitada, kas seda viisi antud CDNF on ohutu. Samaaegselt me otsime endiselt ka väikseid keemilisi molekuli, mis võiksid toimida nagu CDNF. Ma lõpetan ja ma pean ütlema, et ma ei ole oma optimismi kaotanud, aga arvestades sellega, et me tegime strateegia muutuse ja otsustasime mitte anda aju otse seda CDNF, vaid minna pigem perifeersia, siis meie graafik natuke aeglustub ja 5 aastat on liigne optimism, aga 7-10 aastat meie puhul on tõsine optimism. Samas võib öelda, et maailmas tehakse nüüd väga edukaid katseid tüvirakkudega, GDNF-iga, võimalik, et need jõuavad apteeki varem. Tänan tähelepanu eest.